mina käisin siin viimati paar aastat tagasi, kui siin oli tihe mets kõik ümber ja enamus asju ma ei näinudki, siis ma mõtlesin, et need on juba ära lagunenud. Aga kui mets on maha võetud, on see täis igasuguseid hooneid siin. Mis ma oskan öelda? Huvitav. Leidsin ühe asja, mille kohta ma olen küll igasuguseid asju näinud, aga selle moodustise kohta ma küll ühtegi mõistlikku seletust ei oska anda. Selline, no näete isegi, mis asi, milline see välja näeb. Ei oska sellele mingisugust mõistlikku seletust anda. Samamoodi see, mis seal taustal paistab. See. Et võib-olla on tegemist olnud mingisuguse õppe otstarbelise moodustisega, aga ma ei oska öelda. Seal katusel on selline huvitav tott paekividest tehtud. Et kuna neile meeldis katustele teha igasuguseid asju, tavaliselt oli keemialuurebrigaadi positsioon seal üleval, aga see positsioon tavaliselt oli komandokeskuse katusel, sellisel tagapool. See siin tundub olevat lihtsalt mingisugune garaažikompleks. Peab natukene võib-olla guugeldama, et täpsemalt välja uurima, sest kahjuks ma ei jõudnud väga mingit eeltööd selle objekti osas teha, sellepärast et ma sattusin tõesti juhuslikult siia. Sõitsin siit mööda ja nägin, et puud on maha võetud, paistab ilusti tee peale, et tulen, käin läbi. Pildistan, filmin, nii kaua kuni siin veel on midagi filmida ja pildistada. Kui ma õigesti mäletan, siis see siin peaks olema kunagine kauplus. Väike parandus. Ma arvan, et see siin oli pigem söökla. Sest arvestades neid luugikesi seal ja seda arhitektuuri, siis ma pigem kaldun söökla kasuks. Ja nees on veel see asfaltplats, eks ju. Tõenäoliselt oli siin kuskil ka siis punanurk. Ja siin on näha mingid torukesed maa seest püsti. Siin on selline kõrgem platvorm. Ilmselt siin oli siis mõnda punanurk. Siin siis ka riviplats. Et hommikul oli rivistus. Pannuti truudust Nõukogude Liidule ja mindi positsioonidele. Jah, siin on tundub olevat eraldi aed veel ümber olnud, selline sivilistide aed. Nüüd ei teagi, et näete värava aiapostid. Et võib-olla olid siin nii kauplus kui söökla suht kõrvuti. Tavaliselt nendesse kauplustesse lubati ka kohalikke elanikke. Head ja paremat ostma, sest sõjaväekaubanduses oli alati kõike saada. Ka neid asju, mida tavaliselt poest ei saanud. Ja kohalikel elanikel mälestuste järgi
oli väga hea meel nendes kauplustes käia. No vot, selline oligi siis tänane kiire eksprompt episood. Lihtsalt juhuslikult, kuna siia kanti sattusin, siis mõtlesin, et hüppan läbi ja teen vähe filmi. Aga nii palju siis sellest raketibaasist. Et ilmselt on viimane hetk praegu, kui ma siin käisin. Lähiajal tõmmatakse kõik hooned maa tasa ja jääb ainult mälestus sellest kohast. Aga tänaseks kõik ja järgmiste kordadeni.